Tallinna uus linnavalitsus on olnud ametis täpselt 2 tööpäeva ja nad ise väidavad, et on juba kenasti sisse elanud. No Pelgulinna tramm tuleb, kuigi ta ei hakka sõitma mööda Liivalaia tänavat, tuleb ka olümpiamõõtmetes ujula ja mis ka tähtis on see, et lund hakatakse koristama nüüd nii, et enne kui lumehelves maad puudutab, on ta juba ära koristatud. Juba on olnud ka päris tõsist kriitikat uue linnavalitsuse suunal, puudutagu see siis plaanitavaid objekte, autojuhtidele hõlpu andmist või ka Veskimetsa ratsakeskuse renoveerimist, kus on juhatajana ametis värske abilinnapea Riina Solmani abikaasa. Mina ei saa üldse aru, et mis perekond Solman siia puutub, sellepärast et tegemist on ju linnale kuuluva objektiga, mida ei ole remonditud, hooldatud üle 30 aasta. Ja sealjuures öeldakse, et aga meil on, oponentide poolt siis, et aga meil on ju veel halvemas seisus objekte. No püha taevas. Kui mingi asi on niisugune, mis pole 30 aastat või enam aastat renoveeritud, see on, pidades silmas tehnosüsteemi elektrivõrke, juba isegi ohtlik. Palju kära on tõusnud ka Pelguranna trammi teemadel. Kohalikud seda justkui ei taha, kuid sellega liigutakse edasi. Kadrioru, Sikupilli, Keldrimäe ja Tondi asumeid ühendavat ja Liivalaia tänavale plaanitud trammitaristust on uus linnavalitsus loobunud. Liivalaia tänavale tramm ei tule. Et selles me oleme kokku leppunud. Küll aga Pelguranna tramm Põhja-Tallinnas, et selle projektiga soovime siiski edasi minna. Ligi 15 aastat on Tallinnas lubatud rajada 50-meetrise rajaga olümpiaujula. Erinevad linnavalitsused on selle mõtte pannud kord sahtlisse, siis on see aga jälle välja toodud. Praeguste plaanide kohaselt valmiks see 2028. aastaks. Olümpiaujula kindlasti Tallinnasse tuleb, see on olnud meie prioriteet päris pikka aega, see on oluline objekt ka heale koalitsioonipartnerile, see on ära märgitud ka meie ühises koalitsioonilepingus ja kindlasti on ta tähtsal kohal meie tööplaanis. Igatahes on selge, et Tallinna uuel linnavalitsusel ei ole sisse elamiseks palju aega. Ootused on suured, probleemid laual ja linn liigub täie hooga edasi. Sellel nädalal peaksid selguma ka linnaosa vanemad.